Tervist, mina olen Jaan-Täti Joonier. Räägin teile oma loo siis ka kähku. Minu elu põhiline kutsumus on parmupillimäng. Parmupillil mõne uue heli leidmine on minu jaoks võrdne maailmast millegi uue teada saamisega. Ja see ongi põhiline, mida ma teen. Ja siis selleni jõudsin ma niimoodi, et umbes 5 aastat tagasi mulle tundus, et minu tegemised muusikuna on lõppenud. Mul inspiratsiooni ei olnud eriti ja kui seda ka natukene tuli mingi hetk, siis kohe, kui ma tõmbasin mõne kitarri akordi, ma mängisin kitarri tol ajal, siis kohe selle akordi peale see inspiratsioon kadus ära. Ja siis ma proovisin muuta oma mängustiili, aga sain peagi aru, et asi ei ole kitarris, vaid kogu klassikalises muusikasüsteemis üleüldse, noodid, akordid, harmooniad mind enam ei inspireerinud. Ja kuna ma tol ajal samastasin muusikat siis nende nootidega, siis ma arvasin, et muusika mind enam ei inspireeri. Aga siis üks päev nägin ma juhuslikult YouTube'ist videot, kus üks prantslane mängis parmupilli umbes niimoodi. Ja see mulle millegipärast väga meeldis. Ma hakkasin seda harjutama ja umbes paari nädala pärast mängisin ma juba umbes samamoodi nagu mu tollane iidol sealt YouTube'i videost. Ma hakkasin lihtsalt oma ette istuma nurgas ja mängima parmupilli ja vaimustasin sellest protsessist, uute helide leidmisest. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib parmupilli juures on see, et selle jaoks on kõige vähem reegleid välja kujunenud. Muidugi mõista on need reeglid ka kitarri puhul näiteks vaid tinglikud, aga siiski kitarril on kitarrikael jagatud sekunditeks ja seal on 6 keelt ja kindla kujuga kõlakast. Ja on tunda, et see on tehtud ikkagi selleks, et sa mängiksid nootidel põhinevat muusikat, aga mulle selline etteantus tundus nagu piirav ja parmupill on minu meelest palju parem, sest parmupillil on ainult 1 noot ja kõik sõltub sellest, et kuidas sa seda ühte nooti esitad. Ja kõige lähedasem sugulane on parmupill minu meelest süntesaatoritega. Demonstreerin teile. Tänapäeval saab süntesaatoreid küll mängida ka klaviatuuriga, aga vanasti oli süntesaator lihtsalt üks oscillaator ehk elektroonilise võnke tekitaja, mis läks läbi erinevate selliste moodulite läbi, millega sai seda algset heli siis muuta. Ütleme, et selline algne heli. Ja siis paneme filtri. Ühesõnaga tseenosüntesaator ja parmupill on. Tööpõhimõte on sama. Ja ma arvan, et kui 1000 aastat tagasi oleks sündinud mõni elektronmuusik, siis oleks tal tulnud oma väljendusvahendiks valida parmupill. Aga minu puhul oli just vastupidi, et kõigepealt leidsin parmupilli ja siis see avardas mu arusaama muusikast nii palju, et mulle hakkas meeldima elektrooniline muusika ja ma hakkasin seda ka ise viljelema. Ja nüüd ma sooviksingi teiega jagada parasjagu käsil olevat lõiku oma teekonnast, oma soundi otsingust. Aitäh!
kolmas loo nimi on Ülesaamine. Proovin üle saada. Aitäh kuulamast!